Ja mina olen siis Tanel Kirs ja räägime täna kaugjaotusest ja sellest, mis Tallinnas on plaanis olnud ja mis me täna teeme ja mis see lähitulevik võiks kaasa tuua. Teemad siis niimoodi. Räägime ka hoonetest veidi, kuna teenus on toonud kaasa mõned muudatused, kuidas hooneid võrreldes nende klassikaliste lahendustega võiks jahutada, et siis räägime mõne sõna nendest, mis me kogemus näitab, mis on olnud lihtne, mis on keeruline. Et seal on omad nüansid. Aga alustuseks mõned sõnad ka kontsernist, et Utilitas on taastuv energiatootja. Suur osa sellest portfellist on soojus. Muid elektrit taastuvat on siin nüüd tänaseks juba ka märkimisväärne kogus, kuid hästi suur osa sellest on soojuse tarbijaid ja kui on elutähtis teenus, siis ta on hästi kriitiline enne seda arendada. Ja see areng on käinud seda rada, kus on ta loogiliselt käinud ka meie naaberriikides, kui võrrelda, mis radad on seal käinud, siis mingi aeg on see moment, kus see kaugjahutus kipub seda kaugkütte kõrvale tulema ja siis seda teed on mindud ka siin. Et lisaks sellele 20 miljonile köetavale pinnale, kuhu tarnitakse soojust, siis sinna kõrvale on nüüd oleme arendamas ka kaugjahutust. Ja koos seda teha, arvestades seda füüsikalist energiat, on igati ka loogiline, mida näitavad siin ka ju need head näited Soomest ja Rootsist ja selleni oleme jõudnud. Tänaseks oleme seda arendanud 6 aastat ja tagantjärgi on alati hea vaadata, mis plaanid olid siis, kui me alustasime ja hea on vaadata neid selle pilguga, et mis on siis tänaseks tehtud või realiseeritud teisiti, et kui me seda plaani tegime alguses, et siis oli ettekujutus sellest võrgupiirkonnast 3 sellisest eraldiseisvast piirkonnast, mida võiks ühendada. Kesklinn ja Ülemiste ja sinna vahele jääb väike osa, et mis moodustasid siis suurem osa sellisest jahutuse tarbijate potentsiaalist. Seotud ilmselgelt on äripindadega. Et mitte, et me ei pidanud jahutust vajalikuks elukondlikes hoonetes siis, vaid pigem on küsimus selles tarbijate tiheduses, et tarbimistihedus sellel alal on kõrge ja see on hästi oluline näitaja, kui me räägime sellest infrastruktuuri rajamisest, et kuna see rajamine on hästi mahukas ettevõtmine, et siis ainuüksi tarbija olemasolu on üks parameeter, aga tarbimistihedus on ka eluliselt oluline parameeter, mida tuleb silmas pidada. Ja nendes piirkondades on olnud see kõrge, kuna kesklinnas on need äripinnad koondunud kokku väiksele alale. See loob ka on loonud, ütleme, pinnade, kust seda alustada. Et niimoodi me kuvitasime seda ette. Põhiline osa on kesklinn, umbes 60% sellest ja eeldasime ligi 100 megavatist võrku aastaks 2030. Nüüd aastaks 2024 on nüüd 4-5 aastat seda võrku on ehitatud ja kesklinnas see ehitus on mõnevõrra piiratud tegevus, ilmselgelt ka arusaadavatel põhjustel, kus tänavatel kaevamine on oluline, et linn säilitaks ka oma elutegevuse, siis neid saab teha lõikudes, kus on kommunikatsioonivaldajad koondunud siis ühiseks tegevuseks ja need lõigud on piiratud. Ja siis 4 aastaga või 5 aastaga me oleme suutnud realiseerida sellise mahuses võrgu, nagu siin kaardil on. Meie põhijaam, kus me 2019 alustasime roosa ruuduga, see on Masinatänava 18, et sealt on peaaegu toru lõpetatud. See lastekodu osa on meil täna töös, kui ta saab nüüd siin lähiajal valmis. Et oleme sealt saanud toru siis kesklinna ja kesklinnas oleme ajanud selle peamagistrali laiali mööda Liivalaiad
kuni siis sinna poolde ahtrisse. Nende projektide ettevalmistamine on võtnud kaua aega ja ehitustegevuseni jõudmiseni läheb ikkagi märkimisväärne aeg ja ega ehitus ei kulge väga kiirelt. Et see on positiivne saavutus, et kesklinnas see toru eksisteerib. Ruumi on ka keeruline leida, turud on väga jämedad, ruumi on vähe, aga oleme saanud hakkama. Toru on maas siis ka Ülemiste linnakus, kus on mõnevõrra natukene lihtsam, kuid enam-vähem samad väljakutsed. Täna need võrgud omavahel veel kokku ei saa, kuid oleme sinnapoole teel. Nüüd erinevus või selline täiendus, mis tuleb selle arendusega sisse, on see, et seda esialgset plaani tehes me pigem ei pööranud väga tähelepanu sellele, et sinna põhivõrgu ümber võivad tekkida nii-öelda need satelliidid, mis on eraldiseisvad sellised väiksed regionaalvõrgud, mis ei pruugi kohe saada põhivõrguga kokku, kuid millel on potentsiaal kasvada ja lõpuks põhivõrguga ühineda. Et üks selline näide on nüüd see Noblessneri piirkond, kus on täna esimene toru maas ja peagi loome sinna ka siis tootmisvõimekuse. Et selliseid satelliite tekib, neid on hiljem lihtsam ühendada põhivõrguga, kuid alguses on keeruline just majandustehnilistel põhjustel, kuna transiit on kallis asi rajada ja alustavale võrgule see võib osutuda liiga keeruliseks ülesandeks, siis on hea neid tekitada nii-öelda regionaalsena ja siis hiljem mingid sobival momendil, kui on kasvanud piisavalt suureks, siis ühendada põhivõrguga. Lisaks Noblessnerile siis on tekkimas siin teisigi. 2025, kui vaadata seda võrguarenduse seisukohalt, siis me võtame ette kõige põhilisem töö, mida me võtame ette, on nüüd peamagistrali vedamine Lauteri tänavalt kuni Rävalani. Ka seda projekti tehakse siis koostöös teiste kommunikatsioonivaldajate ja linnaga, et kasutada võimalikult optimaalselt ära seda tänava sulgemise aega, et kõik saaksid oma vajalikud tööd tehtud. Ja sellega alustatakse siis selle aasta teises pooles ja valmimisaega peast ei tea. Et see viib meie siis toru jälle natukene edasi. Väiksemad lõigud siin ja seal käivad ka asjaga kaasas, kuid põhiline osa läheb just sinna Lauterisse. Ja torude puhul mõnevõrra või peatuks ka selle tehnilise poole peal, et see kui uurida seda praktikat, mis on tehtud mujal, eelkõige siin Skandinaavias, siis palju räägitakse alati torude puhul plastik versus teras. Kas isoleerida või üldse isoleerida või kui paksu isolatsiooni panna ja see alati on arutelu, mis on ka käinud, et on siin Eestis erinevaid praktikaid. On mingisugune praktika kaugküttest, mis tuleb, aga ka jahutuse pool Tallinnas on olnud samad arutelud ja siis me oleme jäänud terastorude peale. Eriti need lõigud, mis on peamagistrali lõigud ja on peatänavate all, sellepärast et torud on jämedad ja seda praktikat võib-olla meie turul on vähem ja peatänava all me tahame, või me nägemus sellest on, et see lahendus, mis on peatänaval, võiks olla selline, mille peale me tõesti saame olla kindlad, et mitte, et me plastikusse ei usu, aga et plastik oleks äkki pigem selline peenemate harude teema, mida võib-olla see peab ka isoleerimata. Et isolatsioon, et nad on meil isoleeritud turud. Seal on lekketroolid sees. Kogemus ütleb, et isolatsioon mõnevõrra ka kaitseb teda füüsiliste vigastuste eest, nagu siin on kogemusi olnud. Ja see on jäänud nagu selliseks valikuks, mis me täna oleme teinud. aastal 2025 veame siis selle jämeda metalltoru kuni Rävalani ja siis sealt edasi järgnevad aastad liigume siis sellega lähemale nii-öelda selle päris keskusesse. Nüüd
ja selle võrguarenduse tempo sõltub sellest ka, mis me siin iga aasta teha saame, et meil on mingi plaan mõneaastane, kuhu me tahaks jõuda, kuid palju sõltub linna tegemistest ja täna kõike seda rääkida oleks võib-olla vähe ennatlik, et siis me edasi 2026 ja 2027 plaanidest täna pigem räägiks tagasihoidlikumalt, et see järgmisel aastal siis, kui on plaanid täpsemalt paigas, saab jälle seda uuesti käsitleda, mis siis edasi on tulemas. Täna me saame rääkida sellisest teemast, nagu on hoonete liitumine selle võrguga, et kuna kaugjaotus kujutab natukene teistsugust lahendust endast, kui on see klassikaline lahendus siiani olnud, et seda on toonud kaasa täpselt nii nagu Tartuski ja mujal on toonud kaasa selle, et hoonete puhul peaks tegema mingeid asju teistmoodi. Ja siis on olnud selline aeg, kus on tulnud seda palju selgitada, et miks, mida teha ja kuidas ta võiks olla niimoodi, et ta vastaks siis nendele tingimustele, mida me nõuame. Ja on hästi oluline vahe ka, et kas tegemist on uue hoonega või olemasoleva hoonega, sest uues hoones saab kõik teha vastavalt nõuetele algusest peale. Olemasolevate hoonete puhul on lisaks sellele jahutustehnilisele poolele on terve rida muid väljakutseid, millega tuleb arvestada. Et siis mõnevõrra jagame oma kogemust sellest, mida me näeme, kuidas see on läinud ja kuidas need hooned käituvad, arvestades või seda, mida me nõuame võrgu poolt, et me ei nõua teda nagu ilma asjata. Liitumine on iseenesest lihtne selle võrguga, et tülitas toob torud hooneni, seal on külm vesi, tagame primaarpoolel selle rõhkude vahe. Ja ainuke asi, mida me ootame, siis on see, et vesi, mis tuleb meil tagasi võrku, oleks piisavalt soe, et seda kontrollitakse. Et see temperatuuride vahe üle selle jahutussõlme omab mingisugust miinimumnõuet. Sellepärast delta on hästi väike, see võrk on disainitud 6-16 graafiku peale 10 kraadi. Ja kui on 100 megavatist võrgust, siis iga kraad on 10 megavatti. Aga vastupidi, et iga kraad, mis läheb allapoole seda disainitud piiri, tähendab ka suuremat veekulu. Mingisuguse delta languse ilmselt võrk elab üle, aga mida suuremaks ta kasvab, seda vähema kõikumised üle elab, et seega iga sõlm võiks tegelikult oma tipus olla võimeline seda 10 kraadi hoidma. On muidugi erandeid, saab teha erandeid sõltuvalt asukohast, aga see on olnud nagu nägemus. 6 kraadi on valitud põhjusega, et mida külmemaks me vee teeme, seda rohkem peaks tegema tööd. Loogika ütleb, et ta võiks olla võimalikult soe, seda vähem peab tegema tööd. Aga ta peab olema piisavalt külm siis, et iga hoone saaks hakkama. Ja 6 kraadi on seotud sellega, et paljudes olemasolevates hoonetes, kes ei saa ennast ümber ehitatud, on jahutuse graafik valitud 7-12, siis temperatuuri vahe üle plaatsoojusvaheti 1 kraad on tegelikult päris tehtav. Plaat tuleb valida suur. Plaatsoojusvaheti ei ole väga kallis komponent, et seda on võimalik täiesti teha. Et see puudutab olemasolevaid hooneid just. Nende uute hoonete puhul valitakse need graafikud juba ühe teised, et 6-kraadise veega suvel peaks siis hakkama saama kõik erinevad hooned. Selle pealevoolu temperatuuriga on mitmeid erinevaid lähenemisi, et üks osa on see, üks osa inseneridest või ka teadlastest liiguvad või arvavad seda, et seda võiks olla võimalikult soe, seda vähem peab tegema tööd ja seda vähem saab kasutada mingisuguseid vabajahutuse allikaid. Iseenesest tõsi, aga hoonetel on tagastuva vee osas selge piir ees, et nad üle teatud piiri ei suuda tagastada. Et see tähendab, et sa viid selle võrgu temperatuuride vahe väiksemaks selle nimel, et säästa või teha vähem tööd. Et me oleme külastanud siin neid jahutusvõrke Skandinaavias ja Kesk-Euroopas ja ütleme Kesk-Euroopas, kus on see tipp
jahutuse tipp suvel on hästi terav, et seal viiakse seda temperatuuri vastupidiselt allapoole. Et lastakse võrku ikka ka 3-kraadist, et sellel põhjusel, et just võrgus temperatuuride vahe üles ja võrgud lähevad võimsamaks. Voolvulgad võib-olla lähevad teatud harudes väiksemaks, aga võimsust tuleb juurde. Ja kuna need võrgud on rajatud ju mitmekümne, võib-olla 40-50, Pariisis võib-olla isegi rohkem aja jooksul, siis need võrgud on suures osas võivad olla aladimensioneeritud, see lisavõimsus on hästi oodatud asi. Ja siis see madal temperatuur annab ju seda trassist juurde. Ja tõsi on ka see, et aeg on toonud kaasa tehnoloogiliselt ka paremaid lahendusi. Et näiteks 6-kraadise vee tootmine 10 aastat tagasi ei ole sama, mis ta on täna. Et täna on valida tehnoloogiliselt juba ju päris häid lahendusi, mis on efektiivsemad, kui nad olid enne. Et aeg toob ikka kaasa paremaid võimalusi. Seega külmema vee tootmine minu silmis ei ole nagu suurem asi probleem. Tipuaeg, seda ei pea tootma kogu aeg, pigem targemalt. Et see võib olla ka, on Tallinnas see, kuhu ma tahan jõuda. Et sellest 6 kraadist ei ole üldse välistatud, et lõpuks tehakse 4 selleks, et saada võrgud tööle optimaalselt ja võib-olla targemalt. Võrk on ka tegelikult üks suur mahuti, et mida saab ju targa võrgu juhtimise puhul kasutada. Kuidagi moodi ära. Nüüd hoonete jahutussüsteemid, mida me kogemus ütleb, on see teisiti tegemine, mis võrreldes siis klassikalise lahendusega. See teisiti tegemine seisneb selles, et jahutuse süsteemide temperatuurid tuleb valida teistsugused. Klassikaline jahutuse graafik on 7-12, 7 kraadi peale, igasse tuppa ja 12 tagasi. Delta 5, et kaugjahutuse puhul kuidagi ei tööta. Et kui hoonest tuleb 12, siis kuidagi 16 kraadi võrku mitte mingil juhul ei saa. Et see on kaugjahutuse puhul levinud probleem ja Tartu ja kõik, kes siin on muud Skandinaavia linnad, kes on selle teinud, on seisnud kogu aeg sama teema ees, et see oli ka meil Tallinnas täpselt sama, nii nagu teistel. Ja see lahendus ei ole üldse tulnud tegelikult raskelt. Et sellest on aru saadud hästi lihtsalt, et seadmed saab valida, nad lähevad mõnevõrra suuremaks soojema graafiku peale. Aga see tagastuv temperatuur ja delta 10 kraadi on täiesti tehtav. Küll aga on see, et enamus hoonete puhul nad on segud erinevatest jahutuse süsteemi liikidest, nagu ta siin pildil on, et on puhul, mis on ühe graafikuga, siis ventilatsiooni jahutus on reeglina madalama graafikuga, kuna seal on kuivatus ja seal peab seda kalorifeeri temperatuuri hoidma, et ta kuivataks. Eriti kui on kasutusel ka jahutuspaigid, siis on niiskus kohe teema. Et nad on reeglina segud erinevates graafikutes, siis seda situatsiooni, et hoone tagastaks stabiilselt 16 kraadi. Me oleme 6 peale, sest delta 10 kogu aeg, et seda pigem ei eksisteeri, et hiljem vaatame ka neid graafikuid. Et see on täiesti arusaadav, et ta sõltub ju ilmast, et kui ei ole niiske, siis ventilatsiooni jahutus ei tööta nii palju. Ja nii edasi, et sõltub ka päevast, et kui nädalavahetus, siis inimesed on kodus, kontoris vähem, jahutus on ka märgatavalt väiksem. Et vastuv temperatuur sõltub hästi päevast ja ilmast. Et see on see, mida me kogemus ütleb. Ja see ka uute hoonete puhul, kus kõik on valitud täpselt, ütleme, selle kaugjahutuse nõuete järgi. Et iseenesest loogiline. Mis on selle tagastuvuga veel hästi oluline on see, mis jääb vahest kahe silma vahele, on see, et see, isegi kui valida need kõik komponendid korrektselt, et valime nad võimalikult kõrge graafikuga ja teeme 8-18 hoone sekundaarpoole, et siis jahutussõlm ise seda deltat kuidagimoodi ei hoia. Et see hästi kriitiline on see pump, mis seda vett pumpab hoonest. Et see arvestab selle temperatuuride vahega. Et mis iganes algoritm on pandud seda pumpa juhtima, ta peab seda teadma, et mis see temperatuur on. Sellepärast, et kui ta panna lihtsalt tööle rõhu järgi avatud bypassidega kuskile, et siis
hoone sisenes või jahutuse turustik jahutatakse nii maha, et see delta D primaaris muutub kohe ebastabiilseks. Ehk et kui hoones sees seda ei hoita stabiilsena, et siis seda stabiilset deltat ka seal primaaris ei ole. ja see on hästi kriitiline, on see juhtimine, et valida need komponendid kõik selle kõrgema graafiku järgi ja siis juhtida seda kogu süsteemi, eelkõige seda läbi nende pumpade niimoodi, et see temperatuuride vahe oleks piisavalt stabiilne, et mitte lasta seda hoonesisest jahutuse magistraali maha jahtuda. Nüüd või uued hooned on mõnevõrra lihtsad, aga kui tegime oma plaani ja vaatasime kesklinna, siis paraku umbes 70% nendest hoonetest on olemasolevad hooned. Et seal on olukord sama ja teistmoodi korraga. Seal lisaks nendele temperatuuri väljakutsetele on väljakutse ka selles, et kuidas teda üldse ehitada, kuidas süsteem on üles ehitatud, sellepärast et olemasolev hoone on kasutusel olev hoone ja kõik torustikud ja seadmed on kuhugi kenasti ära peidetud, aga midagi tuleks ümber ehitada ja see ligipääs nendele läbi sahtide või on ta võib-olla erinev. Tihti on ka seadmed, jahutusseadmed, mis on vaja kätte saada, on paigutatud katusele, mis on, ma nimetaks teda vanemaks lahenduseks. Et uutemad nad on ikka toodud alla. Aga on hästi erinevaid lahendusi ja need väljakutsed just selle süsteemi ülesehitusega on päris, võivad olla päris suured. Kõik on lahendatavad, aga sõltub, mida see rekonstrueerimine nagu hoonel tähendab, et kas tahetakse liita või parandada ainult jahutussüsteemi või on hoones mingisugune suurem rekonstrueerimine, õnnestub hoone sulgeda, aga tihtilugu see tähendab näiteks kommunikatsioonisahti avamist läbi maja mitmel eri korrusel, et töötavas hoones seda teha on ütleme väljakutse. Ja kui on veejahutid on katusel ja kenasti kinni mööritud, et siis neid kätte saada sealt on ka raske. Et oleme mitmeid neid ette võtmas neid olemasolevaid hooneid, nende liitmist kaugjahutusega. Juhtumeid on nii ja naa, aga kõik on ka tehtavad. Lahenduse ettevalmistamine võtab aega. Parameetrid, räägitud teema, 7.12 kindlasti me ei kahtle. Aga tihtilugu on ka see, et neid parameetrid saab juba muuta olemasolevates süsteemides, et kui nad on üledimensioneeritud, ütleme, need seadmed, siis graafikut saab muuta kõrgemaks. Hoone kaotab selles ringis oma seda jahutusvõimsust, aga see ei pruugi olla kriitiline, seda ütleb see projekteerija ise. Et kui 7.12 viia üle 8.13 või 9.14 graafiku peale, siis selle ringi jahutusvõimsus on väiksem, aga see võib olla täiesti talutav kaotus, mis toob kaasa selle, et sealt ei olegi võib-olla vaja välja vahetada, vaid saab hakkama sama süsteemiga, et seda saab üle arvutada ja võib-olla pääseb lihtsamalt. Ja siis aeg on kujunenud selliseks kolmandaks suureks väljakutseks olemasolevate hoonete puhul, et seal on, kuna tegemist reeglina on hoonega, mis on töös, siis tihtipeale nähakse seda liitumist kaugjahutusega kui takistus selles aja kontekstis, et kuna on töös ja sulgeda ei saa, ümber ehitada, et siis ei saa liituda. Aga me oleme sellest saanud aru ja seda liitumist saab teha etapiti. Et sellise üleminekuperioodi puhul, kus me lepime kokku siis, mis aja jooksul mida tehakse, et me saaksime aru, mis see meie võrgu jaoks tähendab. Ja see üleminekuperioodi jooksul
saab võrk üle elada mingisuguseid kõikumisi või möödaminekuid nendest tehniliste tingimuste nõuetest, et see on arusaadav. kui on selge plaan, kuidas, mis etapis ja mis aja jooksul seda teha, siis saame nagu selles osas teha koostööd. Vastasel juhul need olemasolevaid hooneid ei saa liita, et kujuta ette, kui sul liitub hotell, mida sulgeda ei saa, siis see töö tuleb jaotada siis sellisteks söödavateks tükkideks ja siis saada, ütleme, mingi pikema aja jooksul selle ehitustöödega hakkama. Et selline asi on meie silmis täiesti tehtav ja mõistetav. Selliseid juhtumeid on ka olnud ja nendega saame kenasti hakkama. Et selle taha ei maksa planeerimisel, ütleme, komistada, et kui ühe korraga kõike tehtud ei saa, et siis ei saa liituda, et saab ikka. Nüüd nendest hoonete käitumisest, mida me näeme läbi temperatuuride. Et nad käituvad hästi erinevalt. Et nagu enne ma ütlesin ka, et näed, tagastuv temperatuur sõltub suures osas, või väga paljudes hoonetes sõltub ta ikkagi välistemperatuurist. Kui välistemperatuur läheb ülesse, nagu me näeme siin graafiku peal, siis on delta ka kohe üleval. Sõltuvalt sellest, mis on hoones kasutusel, mis ringid, kas vänkoolid, vendijahutus või palgid, mis proportsioonid, sõltub see delta kõikumine nii-öelda, et kui palju ta muutub või kui palju ta kukub, aga nad kõiguvad igal pool. Et täiesti keskmise tavalise suure ilmaga, kui ta on 7-8, kui väljas on 23 kraadi, et siis on see igati okei. Sest et hoonel ei pruugi olla nii palju seda koormust sel hetkel järgi, et seda deltat üles saada. Et võib-olla hoone valitud nii-öelda pumbad või kuidas see juhtimine üles ehitatud ei võimalda seda teha, et mingil kujul peavad jääma sinna hoone sisse need avatud bypassid, et see külm vesi ringleks, et võib-olla, et see maksimum, mida õnnestub välja pigistada, siis see delta kõikumine on igati mõistetav. Küll on küll ootused, et ta võiks olla siis nii minimaalne. Kehva variant on see, mis on sinna hoone 1, kus ta öösel, siis kui on külmem, delta kukub alla 5 ja siis päeval on 8-9, kohati üle 10. Ja samasugune halb variant on hoone number 2, et kes on saanud küll delta stabiilseks, kui ta on stabiilselt väike. Et siin on erinevaid praktikaid. Ja hoone 3 on siis juba natuke rohkem stabiilne, aga ka mitte ka päris seal, kus ta võiks olla. Mida aeg edasi, seda tunnistan, et seda paremaks need filmed ikkagi lähevad. Et seda on räägitud pidevalt nende hoonete käitumist ja ootusi selle juhtimisele ja seda aja jooksul ikkagi lähevad paremaks. Et need, mis nüüd siin eelmisel aastal ja üle-eelmisel aastal ja need, mis on ehitatud ja nüüd siin käiku võetud viimasel ajal, et need suudavad hoida ikkagi üsna stabiilselt juba seda temperatuuride vahet ja võrk käitub juba päris hästi. Ka talvel, et see on olnud üks eraldi teema kohe, et kuidas seda temperatuuride vahet hoone peaks hoidma talvel niimoodi, et see primaarpoole need tingimused oleks täidetud. Et seda on algusest peale öeldud, et see pole võimalik hoida. Kuid praktika ütleb seda, et talvel see delta kõikumine võib olla hoopis väiksem, sellepärast et välistemperatuurist sõltuvat jahutuskoormust hoonest pole, töötavad ainult need ringid, kus on pidev koormus, või siis koormus kõigub natukene vähem. Ja siin on näha seesama hoone 1, mis oli eelmine slaidi puhul võetud tema novembri tarbimise graafikus välistemperatuur kukkus, kuid on näha selle halli graafiku pealt, et ega see temperatuuride vahe on väga ei kukkunud, et ta seda enam ei mõjuta. Ehk et seda talvist režiimi nad uued hooned need suudavad hoida päris hästi. Suvel on see kõikumine pigem suurem on see, mida me näeme. Et siin ei ole ka, ütleme, seda nii suurt probleemi. Varasemad tehnilised tingimused
on olnud erinevaid lähenemisi, et talvel võib-olla madalam, kuna see koormus võrgus kukub hästi madalale, kuna jahutuse see nii-öelda tipptarbimine on ju suvel ja see tipp on väga terav. Et talvine tarbimine, keskmine võib-olla on niisugune 5 kuni midagi protsenti, mingil juhul üle 10. Tai mingil juhul üle 10 ta ei ole. Et siis, kui ta talvel töötab väiksema delta ja suurema kuluga, siis ei ole võrgule reeglina mingisugune probleem. Aga ta võiks olla siis stabiilsem. Seda ka see praktika näitab. Ma peaks ütlema, et see kogemus nende sõlmedega ütleb meile, et olles kursis ka teiste lahendustega siin Eestis ja mujal, et meil on ta Tallinnas läinud suhteliselt stabiilselt see üleminek. Et enamus uusi hooneid, mis siit läbi käivad, projekteeritakse reeglina 8-18 graafiku peale niimoodi, et primaar on 6, 2 kraadi üle sõlme ja juhtimised lähevad juba päris stabiilseks. Et seda väga suurt sellist probleemi ta ei ole otseselt tekitanud, et siin on käinud läbi erinevaid teadusartikleid Rootsi poolt, mis on kirjutatud, et kus on nad selle temperatuuride vahe hoidmisega hädas. Aga sellest artiklist, nendest töödest tuleb ka seda välja, et nad ei ole ka otseselt päris lõpuni juhitud süsteemid, et see on asju ikka peenhäälestust, mida saaks veel teha, et selle parandamiseks. Ja mulle tundub, et Tallinnas on ta läinud päris hästi. Praegu on võrk ka alguse faasis. Et praegu, kui see sõlm töötab hüdrauliliselt halvasti, võrk sellest otseselt ei kannuta, kuna need turud, mis on maha pandud, on väga jämedad, siis praegult ei tekita väga kahju, aga see saab tulevikus olema oluline, sellepärast, et mida suuremaks läheb see tarbijate kogus, seda olulisem on see lõpuks, et igaüks suudab oma seda režiimi hoida. Kui üks suur haru töötab suvel 100% peal ja mitte ükski nendest ei suuda hoida deltat 10 asemel või hoiab näiteks 7 kraadi 10 asemel, siis on 30% sellest hulgast kohe puudu ja see võrgupumbad ei pruugi olla võimelised seda takistust ka niimoodi seal ületama, sõltuvalt nende asukohast, et siis et me jälgime nende sõlmede tööd kõikide, mis siin võrgus on. Ja vajadusel siis püüame teha koostööd klientidega, et nad tööle saavad. Sest lõpuks see saab olema oluline. Nüüd lisaks võrgule ja sellele müügile klientidele on tootmine üks selline suur omaette teema, millega me oleme ka tegelenud ja nagu selle plaani peal meil oli, et meil oli 3 piirkonda. Igas piirkonnas peaks olema oma mingisugune kaugjahutusjaam. Et nii meil ka plaanis oli. Ja nagu kaugjahutuse puhul on öeldud ka, et see tsentraalne tootmine, mis arvestab selle piirkonna kõikide ressurssidega, võiks luua oluliselt efektiivsema sellise tootmislahenduse, mis reaalselt vähendabki CO2 jalajälje ja teeb kõik efektiivsemaks ja paremaks. Et selline plaan meil oli. Tallinna mereäärne linn, ilmselgelt meri on suur ressurss, mida kasutada. Üks variant on kasutada teda vabajahutusena. Aga situatsioon on läinud niimoodi või olukord on muutunud selliselt, et energiat ära, et nagu ei taha väga visata, siis kas vabajahutust kasutada on kõige selline mõistlikum iga hetk, et hoonetest ära võetud heitsoojus on ju mingisugune energia juba, et kui seda väärindada, siis ta võiks olla kasutatav uuesti läbi soojuspumpade. Et kui vaadata siin teisi praktikaid, aga siin üle lahe Soome poole on ju, et ka seal on ju tegelikult pumpasi palju kasutusel, aga Rootsis on nüüd väga palju. Et siis oleme ka jõudnud sinnamaani, et me rajame esimese suure soojuspumba jaama Tallinnasse. Jahutuse võrgu kontekstis ta on meie sellest põhivõrgust natukene kaugel. Meil oleks sobinud väiksem või ütleme lähemal sellele võrgule, et antud jaam siis paigaldatakse sinna Paljassaare reoveejaama ja tema eesmärk on siis toota sooja. Aga kuna
see jahutus tekib seal kõrvalproduktina, siis sinna tekib ka suur jahutuse tootmise potentsiaal, mida meil õnnestuks siis kasutada, kui me selle toru kunagi suudame sellele ehitada, see on omaette väljakutse. Aga nende soojuspumppadega on selline lugu, et neid saab projekteerida erineva või mõlema võimsuse järgi, et tal on mingisugune jahutusvõimsus ja mingisugune küttevõimsus. Et projekteerida saab arvestades mõlemat vajadust, aga neid saab juhtida ühe järgi. Et ta saab kas toota sooja ja tekib jahutus heitproduktina või tema põhiline eesmärk on jahutada midagi ja heitsoojus tekib kõrvalproduktina. Et selle mõlema poole ärakasutamine saab olema selline väljakutse, kuidas ta võiks kõige paremini sellele võrgule mõjuda. Aga silmas tuleb just pidada seda, et mis on antud hetkel selle pumba jaoks oluline, kas jahutus on ainult kõrvalprodukt või on siis heitsoojus kõrvalprodukt. Pumbajaama selle projektiga liigutakse päris kiiresti ja käivitatakse, plaan käivitada võib-olla järgmise aasta lõpus. Seadmete ostuleping on sõlmitud, neid ehitatakse. Tegemist on siis Geotermi soojuspumpadega, millel on siis jahutuse võimekus on 50 megavatti ja siis soojuslik võimsus on 110 mega. Ja siia on siis toodud kokku nüüd erinevad need allikad, kus ta võiks seda sooja võtta. Et üks koht on reovesi, millel on stabiilne temperatuur, kuid voolhulk kõigub väga palju. Et seda kompenseerida, siis on ta ka merega ühendatud. Et ta võib teha päris külma vett, et kuni 3 kraadi. Või isegi vähem natukene. Ja siis sooja vett siis kuni 95 kraadi. Nüüd tal on mitu, ütleme, seda allikat nagu käis läbi, et see reovesi ja merevesi ja ka kolmandana tuuakse sinna külge mingisugune aasta siis kaugjahutus kui kütus. Et otseselt, kui tal on vaja sooja toota, näiteks siis ta ei pea kuskilt midagi muud pumpama, vaid hoonetest võetud heitsoojus võetakse kütteks. Hästi mõistlik tegevus. Ja merevesi on toodud sinna sisendina külge sellepärast, et kui talvel on ta eesmärk toota sooja nii palju, kui ta vähegi suudab, sellepärast, et võrk vajab väga palju sooja, siis reovesi, kaugjahutusest ei ole siis juttu, et kaugjahutuse koormus on kukkunud siis alla 5% võib-olla. Ja reovee hulk võib ka kõikuda väga palju, siis mereveega kompenseeritakse seda reovee kõikumist, et talvel maksimaalse külma ajal siis saaks hoida oma seda 100% soojusvõimsust. Et selline süsteem on Skandinaavias ka, seda on praktiseeritud mitmel juhul, et ta on hästi mõistlik lahendus. Juhtimine energiate järgi tuleb paika saada, siis eks aeg näitab, kuidas ta kujuneb. Ja loodetavasti me suudame selle põhivõrguga ühendada, sest kindlasti kaugjahutuse võrgule annab palju juurde. Et oleks kesklinnas oluline tootmisüksus. Teised tipujaamad, mis meil on, mida me täna siin arendame, seal Ülemiste katlamajas ja Peterburi teel Ülemiste City võrgu jaoks, et need jäävad võrku alles ja tööle. Tehnoloogiline valik, ütleme seal, seda tänaseks lõpuni tehtud ei ole, aga olles külastanud siin teisi neid võrke ja näinud, mida siin tehakse, siis et nad on hästi sarnased oma nendest ehituselt. Et jahutuse see tipukoormus on hästi terav, see graafik on hästi terav, ta on hästi lühike. Et väga paljudes kohtades kasutatakse salvestust ja kuumemates kliimades ka jääpankasi, et latentset salvestust, et seda nende mahu järgi seda energiat saaks võimalikult palju. Et kas ka selline mingisugune kui salvestus õnnestub meil seal rajada, eks aeg näitab, kuidagimoodi ta kindlasti annaks võrgule juurde ja aitaks neid tippe lihvida lühemaks
või madalamaks ja teeks, ütleme, võrgu stabiilsemaks. Et tipujaamade tehnoloogilised lahendused on meil väljatöötamisel. Aeg on toonud kaasa, nagu enne sai mainitud, ka tehnoloogilisi sellisi uuendusi. Kompressorid lähevad efektiivsemaks, mis aitab kaasa tipujaamade puhul, sest et seal, kus meil nad asuvad, nende tipujaamade juures, seal meri kui ressurssi ei ole saadaval, et seal tuleb kasutada kas siis väiksemaid soojuspumpasid või siis klassikalisi jahutustorne või muid kuulereid, et olla võimeline seda heitsoojust õhku andma juhul, kui soojuspumpajaamad seda ei vaja. Et kõik see on aja jooksul paika luksumas, et täna me valmistame ette ühe selle jaama tööprojekti ja loodetavasti jõuame ta selle aasta lõpuks laiendatud uued seadmed sisse ja eks siis kunagi tulevaste ettekannete käigus saab rääkida, et mis sai tehtud. Aga selleks lühidalt ülevaade sellest, mis me kaugjaotusega Tallinnas teinud oleme. Ja loodetavasti, kui on midagi põnevat jagada, siis õnnestub midagi jälle rääkida. Aitäh! Aitäh! Kui kellelgi on küsimusi, siis ma nüüd lubasin mikrofoni kõigi osalejate jaoks. Hinnakujunduse kohta siin on küsimus kohe. Hinnakujundus on tal teistsugune, kui kaugküte on eurot megavatt-tund, üks komponent, kaks komponenti, kui liitumistasu arvestada, siis kaugjahutusel on mitu komponenti. On liitumistasu, on eraldi võimsustasu ja on eraldi energiatasu. Et see hinnamudel on nendest kaugküttevõrkudes juba levinud ka päris palju, aga eriti on ta levinud kaugjahutuse puhul praktiliselt igal pool, kus me oleme, kellega me oleme suhelnud, et igal pool seda kasutatakse. Sellepärast, et need tipud on nii teravad ja kuna sõltub ilmast, siis infrastruktuuri rajada selle peale on keeruline, kui su investeering tuleb tagasi sõltuvalt ilmast. Et siis seda on hea jagada mitmeks komponentiks ja ta tundub niimoodi ka loogilisem, et siis ka see tunnib ka kütte puhul, see on ka varsti tulemas, et see ei tähenda seda, et kuidagi teenus läheb ise kallimaks, aga tõesti on jaotatud mitmeks tükiks. Et mõnevõrra on erinev. Kesklinna võrk on meil täna töös. Meil kliente kokku on mingisugune paarkümmend aktiivseid, kes on võrguga ühinenud. Aga see lastekodu tänav, ütleme, põhiliselt saab toitma seda kesklinna, see on peagi valmimas, et siis tekib selline üks võrk, et täna meil on sellised lõigud, mis igal pool omavahel kokku ei saa, et siis me oleme sunnitud kasutama mingisuguseid ajutisi pumplaid, et seda vett seal rõhkude vahet hoida ja natuke jahutada, et loodetavasti see kesklinna võrk kui tervik siis hakkab tööle, ütleme selle aasta teises pooles kuskile, kui lastekodus saab veed voolama. Aga kliente seal kokku täna on võib-olla umbes paarikümne kandis. Kas kellelgi on veel küsimusi? Siin on reovee kohta, reovee puhastus vajab ise ka soojusenergiat, kuna reovesi ei ole piisavalt soe jaama saabudes. Kui suure osa Paljassaare soojuspumpjaam reovee puhastamise omal arvest katma hakkab? See on hea küsimus, aga ma jään selle vastusega võlgu. Ma ei ole otseselt selle projekti juht ja nii detailidega kursis, aga minu teada ta niimoodi nad omavahel soojusenergiat vahetama ei hakka, kuna see reovesi, mis käib läbi soojuspumpajaama, võetakse pärast protsessi vahetult enne, kui ta läheb merre.
aga mul detailset vastust ei ole. Millisest allikast teie kaugiotsa pakutavast lahendusest ja hinnakujundusest rohkem infot leida? See info on selline, kaugiotsa osakonnast ta tuleb ja müügiosakonnast. Aga ta on ka projektipõhine, et sellist avalikku infot või hinnakirja ega otseselt ei olegi. Aga palju infot saabki minu käest. Aga ta on hästi selline projektipõhine ja sellised B2B lepingud, et ta ei ole selline rangelt reguleeritud teenus, nagu ta on küte, mida on lihtsam, ütleme, rääkida, et mõnevõrra siin on projektipõhist ja tundlik infot võib-olla rohkem. Aga seda saab kaugijaotusosakonnast ja üldse müügiosakonnast. Hea küsimus, Kaspar. Kui suur osa võrgust on täna valmis ja kui suur osa on veel planeerimisel? Meetrit pole pähe õppinud, aga neid on umbes 5 kilomeetrit äkki on ehitatud. Ja natuke rohkem on projekteerimisel. Ehk et me ei ole veel kuskil poole peal, et protsentuaalselt võib-olla kolmandik on täna valmis. Kui me räägime peamagistraalidest, et seal kõiki harusid see ei sisalda, et neid võib tekkida hiljem ka juurde, et kriitiliselt on just pea ja harumagistraalid. Aga võib-olla kolmandik. Paljassaare kaugjaotusvõrk hakkab töötama ainult biogaasil. Ta ei hakka töötama otseselt biogaasil, vaid see Paljassaare kaugjaotusvõrk töötab kui kütus sellele soojuspumbale, et kaugjaotusvõrk transpordib nii-öelda selle soojavee soojuspumbani ja saab tagasi külmavee. Et me otseselt biogaasi mingil kujul kasutama ei hakka, soojuspump kasutab sisendina otse elektrit. Ja biogaas sellega ühendatud ei ole. Roheelekter küll, see elekter, mida me tarbime, on roheline. Nii, kui rohkem küsimusi ei ole, siis tänan veel kord huvitava loengu pidamise eest. Tänan kõiki kuulajaid, kaasamõtlejaid. Kes ei ole veel kohaloleku kontrolli täitnud, siis palun tehke seda nüüd. Head õhtut! Head õhtut!